Tere, hea kuulaja! Oled jälle kuulamas tasahäälingut küllalt. Täna on siin minuga Martin Noorkõib. Tere, Martin! Tere! Martin, sa oled pikaajaline kodanikuühiskonna eestvedaja. Sa oled käivitanud kohalikke algatusi nagu TEDx Tartu ja Changemakers Summit ja aidanud luua sotsiaalse ettevõtluse võrgustikku, kodanikuühiskonna nädalat ja panustanud rahvusvahelistesse algatustesse, sealhulgas demokraatia innovatsiooni koalitsiooni. Sa oled avalikus arutelus väga aktiivne, kirjutad meediasse, annad intervjuusid, esined konverentsidel, juhid konverentse ka. Ja viimase 10 jooksul oled sa tegutsenud mitmes strateegilises rollis, sealhulgas Vabaühenduste Liidu nõukogu esimehena, Tartu Ülikooli arvamusfestivali sihtasutuse nõukogudes ja 15 aastat sa juhtisid ka Teede sihtasutust, mille all tegutsesid Teede Akadeemia, Seiku sotsiaalse ettevõtluse inkubaator, Teede Stratlab ja Teede demokraatia keskus. See ei ole veel kõik. Sul on magistrikraad kommunikatsioonis ja sa hetkel omandad doktorikraadi kestlike siirete teemal. Sa oled ühiskondliku mõju konsultatsiooni ettevõtte Strateon partner ja brändijuht. Ja kui võtame töö ära, siis sa oled ka abikaasa, isa ja ulme huviline. Väga äge, Martin. Huvitav on kuulata enda kohta asju, aga tore. Ja ma siin mõtlesin seda ka, et tegelikult meie ju omavahel kohtusime umbes äkki 15 aastat tagasi ka siin aktiivsete Tartu tudengitena siin siis sellest ajast peale. Mina olen sinu tegemisi siis, ma arvan, läbi siis Facebooki siin põhiliselt jälgin, sest me oleme erinevates linnades elanud ja sinu ma tahtsingi kutsuda siia sellepärast, et sa just su selle nagu demokraatia taustaga ja selle mõttega, et sa väga palju mõtestadki lahti seda, et mis ühiskonnas toimub, just nagu poliitikas, demokraatias, kõiges nagu selles kontekstis. Ja mulle tundub, et täna seda vestlust pidada on oluline, arvestades, et mis toimub maailmas, mis toimub Eestis, poliitikas, ühiskonnas ja seda ma arvangi hakkame siin täna siis lahkama. Jah, demokraatia on üks neist teemadest, mis on siuke, et ühelt poolt ta ei ole kunagi kellegi jaoks see nagu põhimure. Ta ei ole kunagi see, mis on nagu kuidagi, et see ei põleta enamasti. Ja samal ajal on ta nagu haplik, et sa ei mõtle ta peale, aga kui ta ära kaob, et siis järsku tekivad palju probleemid ja siis sa mõtled, et ei oleks pidanud nagu tegelema sellega enne seda, kui probleemid tekkisid. Nagu keskkonnagagi, et probleemid, kui nad kohal on, siis on natuke hilja hakata neid lahendama, või kui nad nagu päriselt kohal on. Aga jah, et ma üritan ka seda demokraatia teemat tähelepanu all hoida. Enne kui me sinna jõuame, mul on sulle 2 küsimust sulle. Esimene, mida on sul küllalt? Valdavas enamuses on kõike küllalt. Valdavas enamuses on asju liiga palju. Sa mõtled siis materiaalseid või ka selliseid tegemisi on liiga palju, et kõik on liiga palju? Kõike on ikka pigem liiga palju, pigem peaks võtma rahulikumalt, tegema vähem, ostma vähem, tarbima vähem, igas muus mõttes, et kõik on küllalt vist, midagi, mida mul ei ole küllalt. Jah, asju, mis ei ole küllalt, on pigem need asjad, mis nagu maailmas justkui puudu on pigem. Ehk siis sul on külluslik elu igas mõttes. No jah, ütleme kindlasti on, et ütleme, elades nagu Eestis praegu tänasel ajal on ikkagi nagu pigem õnnistus igas mõttes, et jah, okei, meil on külm ja vahepeal ja meil on mõned probleemid ja iga valitsus ei meeldi mulle ka, aga et üldjoontes on ikkagi suhteliselt suur privileeg elada sellises riigis, mis on vaba ja demokraatlik ja osa suurtest rahvusvahelistest süsteemidest, mis enamasti vähemalt üritavad teha elu paremaks, mitte halvemaks, et see on ikkagi nagu suur õnnistus, mida igal inimesel ei ole või enamusel planeedist. Nii, ja mu teine küsimus on sulle, et millest on sul küllalt ehk kõrini? No igasugustest asjadest, aga mulle on natuke siuke tunne, et paljud asjad on nagu sümptomid ja on lihtne öelda, mulle ei meeldi see ja teine nagu sümptom, mulle ei meeldi, lihtne täna öelda on, et mulle ei meeldi kõik see, mis praegu Epsteini failidest välja tuleb. Et see on nagu, et see eksisteerib ilmselgelt. Aga see küsimus on, mis need nagu põhjused on, et millest ma nagu tegelikult siis kõrini on, mis need alusasjad on, mis nagu põhimõtteliselt närvi ajavad ja võib-olla isegi täna ikkagi nagu kõige peamine asi, mis mind närvi ajab, on see, et ühiskond jälle
nagu ta ikka iga mõne aja tagant niimoodi arvab, on jõudnud sinna punkti, kus me arvame, et rikkus on nagu moraalselt hea. Ja et rikkusega kaasneb nagu õigus teha, mis sa tahad. Kuni siis jällegi see skaala ühes otsas on ju, ma ei tea, kas selles podcastis võib öelda neid sõnu või mitte, aga ühesõnaga, kes iganes faile jälgib, teab, millised grotesked asjad on nagu ühes otsas, aga teises otsas on kõik muu ka. Ka seal on asjad, mida osad inimesed peavad nagu positiivseks, et kui rikkad inimesed ehitavad oma, ma ei tea, külasid ja linnasid ja saari ja mis iganes, enamus inimesi ei pea neid asju ka positiivseks, aga et ka see ei ole hea, et klassikaline näide, et miljardär võib Ameerikas minna ja võtta ühe osariigi ja siis tema haridussüsteemi oma nägemuse järgi ümber kujundada. Justkui tehes nagu head, nagu Bill Gatesi näide kunagisest ammusest ajast, et tagajärjega, et haridussüsteem läks selle tulemusena katki. Et miks on õigus mingitel inimestel lihtsalt sellepärast, et neil on palju raha ühiskonda ümber kujundada, rääkimata sellest, et miks on õigus pääseda oma kuritegude tagajärgedest. Ühesõnaga, et kui on mingi asi, mis mind nagu vihaseks ajab, siis on see, et me ühiskonnana kummardame rikkureid. Mis ei ole uus muidugi, aga alati on mingid ajastud olnud, kus inimesed mõtlevad äkki ei peaks. Ja et võib-olla võiks uuesti olla siuke ajastu. Väga hea alguspunkt, selline rikkurite kummardamine ja võib-olla ka siit olekski paslik küsida, et kui me rikkureid ei kummardaks, siis mida me selle asemel võiksime, nagu mida me siis tegema peaksime, et võib-olla saad avada seda mõtet, et mis sa siis tahaksid, et mis me siis teeksime, et ühiskonnana nii-öelda, mis alternatiiv, no mitte alternatiiv, aga kuidas me siis teisiti võiksime käituda? Mingis mõttes on nagu lihtne. Mõtteliselt on lihtne, praktiliselt on nagu võimatult keeruline. Aga ma korra kerin nagu filosoofiliseks. Ma tean, et see ei ole maailma kõige populaarsem asi, aga fundamentaalselt me oleme ehitanud lääne ühiskonna vähemalt ja siis püüdnud levitada seda mudelit ka mujale. Eeldusele, et ma natuke lihtsustan ja liialdan, aga ütleme, et kunagi võim oli pärandatav. Et inimesed pärandasid võimu. Neid eri vorme on olnud ajaloos nii palju, et see on tegelikult suhteliselt, võiks öelda, et see on standard, ühiskonna juhtimise standard on olnud pärandatav võim. Ja mingil hetkel me mõtlesime, et võib-olla ei peaks, et see võib-olla on halb, et võib-olla võiks olla inimestel õigus kuidagi ise otsustada, kes neid juhib ja siis see ei pruugi isegi olla demokraatia veel, see on hulk eri asju, mis seal enne demokraatiat veel aset leidsid ajalooliselt, mis seadsid kahtluse alla seda kontseptsiooni, et keegi lihtsalt pärandab oma lapsele kogu ühiskonna eest otsustamise. Ja siis me tegime, siis toimus terve nagu hulk filosoofilisi mõtestusi samal ajal, kui toimus nagu praktilised poliitilised revolutsioonid ja sõjad ja kõik muud asjad mitusada aastat. Aga kus me põhimõtteliselt laias plaanis otsustasime, et me keelame vähemalt lääne ühiskonnas poliitilise võimu edasipärandamise. Ja me mõtlesime, et kui me keelame poliitilise võimu edasipärandamise ära vereliini pidi, et siis sellega me suudame tagada ja hoida avatud ühiskonda ja demokraatiat. Ja me eksisime fundamentaalselt ühiskonnana ja me kirjutasime kõik oma filosoofilised traktaadid ja seadus ja põhiseadused ja seadused valesti. Sest me ei saanud aru vist, et kui me ütleme, et ainult võimu ei tohi pärandada, aga lubame varandust pärandada, et siis see tuleb ringiga tagasi. Et sa ei saa eristada võimu ja raha ja et kui see on see filosoofiline eksimus ja siis me ehitasime oma põhiseadused ja oma riigikorrad üles sellele eksimusele ja lihtsalt see võttis natuke aega nüüd, et siis et see jõukus jõuaks sinna maale, et nad suudavad uuesti taastada oma võimu läbi süsteemide, mis teoreetiliselt ei luba võimu pärandada. Ja ütleme, Ameerika on suurepärane näide sellest, on ju teoreetiliselt selles osas maailma esirinnas ja isegi kui vaadata demokraatide neid presidendikandidaate ja üldse lihtsalt põhipoliitikuid, et ikkagi nimed hakkavad korduma, perekonnanimed hakkavad korduma ja mingitel päevadel mõtled, et okei, Kennedy oli tore ja oligi tore, aga kui sul on üks Kennedy ja teine Kennedy ja kolmas Kennedy ja terve Kennedy deklann ja ühel hetkel sa küsid, et mis selle erinevus ikkagi nüüd on monarhiast ja on erinevus, aga ühel hetkel tekib küsimus, et kui suur. Ja ühesõnaga, et see on see põhimõtteline asi ja see lahendus on lihtne, lihtsalt võimatu, et see lahendus on pärandikeeld. Mis see tähendab? Nagu lahti seletatuna. Et ütleme kõige lihtsamas mõttes, et see on kusagil tõmmata mingi piir, ma ei tea, $1 000 000, $1 000 000, mis iganes see number täpselt olema peab, millest edasi enam lastele päranda ei saa. Et sa ei saa lastele päranda võimu,
see on juba demokraatlikus ühiskonnas norm, et saad Eesti presidenti tähendada, sa oma lapsele võid pärandada oma presidendi koha, aga see ei või ka tal üle 1 miljoni euro pärandada. Ja mitte ainult see, et see keeld on nagu eksisteerib ja mitte ainult ei eksisteeri, vaid seda ka päriselt nagu rakendatakse. Siis on päriselt mingi järelevalveamet, mis nagu jälgib, nagu täna aetakse näpuga järgi, keegi kusagil oma valesse raamatupidamises vale takso arve paneb oma ettevõtte arvele. Et seda ka päriselt niimoodi jälgitakse. Ja noh, ütleme, see on võimatu. Inimesed on enne valmis surema selle nimel, et kusagil mingid miljardid saaksid enda miljardeid pärandada, kui lubaksid sellise seadusel läbi minna. Aga seal on terve skaala asju ja alustame sellest lihtsalt, et nagu korralikult maksustada uuesti. Et meil on ju, Ameerika on suurepärane näide, et see, et täna me oleme jõudnud seisu, kus ebavõrdsus on kasvanud täiesti absurdsetesse mahtudesse, neid hinnanguid on erinevad, mis need on, aga laiast plaanis, kus nagu 12 inimest omavad poolt kogu riigi varast, on absurdne. Ja meil ei ole jõudnud sinna kogemata. Nemad ei ole jõudnud sinna kogemata ja me osaliselt kahjuks liigume samas suunas. Euroopas on natuke seis parem, õnneks tänu sellele me oleme keerulisemad ja siin on süsteemid, mis natuke kaitsevad meid õnneks veel. Aga Ameerika näide on selles mõttes nagu selge, et Ameerikas rikkad inimesed olid kõrgemalt maksustatud varem, mis tähendab, et lihtsalt oli raskem saada nii rikkaks. Et lihtsalt kõrgemalt maksustatud rikkad inimesi ongi olemas, valmis, tehtud. Lihtsalt probleem on selles, et kellel on täna veel poliitilist kapitali, et seda realiseerida. Ja vastus on, et väga palju neid enam ei ole. Ameerikas on seis sükene piiripealne, kas novembrist on meil veel demokraatlik Ameerika või enam ei ole. Või oli juhitud demokraatia nagu Venemaa. Et võib-olla on veel lootust selle osas. Aga teoreetiline lahendus on lihtne. Pärandikeeld ja kui seda ei ole võimalik teha, siis vähemalt päriselt nagu uuesti rikkuse maksustamine. Jällegi sellisel määral, kus et see, mis neile alles jääb, on nii suur, et nad võiks sellega elada 1000 aastat jõukuses. Lihtsalt mitte miljard aastat jõukuses. Et inimesed ei suuda ka suuri numbreid mõista, et see nagu, et me ei või võtta Elon Muskilt ära mingit raha, sest et siis ta ei ole enam triljonär. Et ta veel ei ole. Et see triljon on nii palju raha, et sellel ei ole mitte mingit mõtet. Rikkuse maksustamist sa mõtled siis näiteks, kui keegi tahabki välja võtta oma ettevõtte dividende, et siis need oleksid kõrgemalt maksustatud või sa mõtled nagu eraisiku rikkuse maksustamist, mitte et Bezos omab Amazoni ja Amazoni maksustatakse kõrgelt või mõlemad? Ütleme jah, et see tehno on alati see nagu keeruline osa, lõppkokkuvõttes ma räägin varamaksust. Aga see põhjus, miks ma räägin varamaksust, on sellepärast, et varamaksu ei ole olnud. Ja tänu sellele, et seda ei ole olnud, tänu sellele rikkad inimesed on valinud mitte välja võtta oma vara. Nii kui me varamaksu teeme, siis nad hakkavad välja võtma ja siis tuleb maksuta seda. Et selle mõttes on, et kogu selle nagu institutsioonide ehitamise aluseeldus on see, et sa ei tee ühe korra valmis süsteemi ja siis lased käed lahti ja sõidad 500 aastat. Vaid sa pead pidevalt oma süsteemi täiendama, lähtudes eeldustest, et on inimloomus püüda neid süsteemi murda ja neist nagu neid ära häkkida. Ja mida rikkam sa oled, seda rohkem ressursse sul on ka, et seda häkkimist teha. Ja Ameerika on täis büroosid, advokaadibüroosid, finantskonsultatsioonibüroosid, mille ainus eesmärk on aidata rikastel häkkida süsteemi, et nad võimalikult vähe maksu peaks maksma. Miks siuke agentuur peaks üldse lubatud olema, miks siuke tegevusvaldkond peaks lubatud olema, see on nagu, meil oleks mingi büroo kusagil, mingi konsultatsioonibüroo, et kuidas saada how to get away with murder. Et siuke büroo, et nagu, et literally on olemas ettevõtted, mille põhitegevus on laiast plaanis nagu ühiskonna, maksuvargus, et maksupettus, jällegi, pettus on siin niisugune laetud sõna, et nad leiavadki viise, kuidas legaalsemalt teha seda. Aga igatahes. Et jah, täna seisus Ameerika kontekstis on see varamaks, aga varamaks ei ole ainus viis, kuidas seda teha kindlasti, see ei saa olla, nagu see ei ole kuldvõti. Et kuldvõti on järelevalveasutused, meil on poliitiline võim päriselt tegeleda sellega, mis iganes seadused on, et neist lähtuvalt siis päriselt tagada, et kui me räägime maksudest, et see päriselt see maksumäär oleks vähemalt võrreldav keskmise inimese maksumääraga. Nagu mis see täna on, et Ameerikas on see väiksem kui keskmisel inimesel on tema maksumäär. Et protsentuaalselt siis. Aga ma arvan, et siin on nagu täitsa adekvaatne oleks küsida ka mingisugust maksimummäärade kohta, mis on ühiskonna jaoks nagu aktsepteeritavad. Jällegi see on võimatu vestlus, mida pidada. Meil on võimatu, aga me oleme nii, ja ongi see, mis me alustasin, et millest me tahaks lahti saada. On niisugune klassikaline, absurdne siuke Ameerika unistus, et põhimõtteliselt, et iga, vabandust, väljenduse pärast redneck arvab, et ta saab ka kunagi miljardär ja et siis igaks juhuks tuleb nagu ennetada seda, et miljardär maksustatakse kõrgemalt kuidagi, et kui ma ka kunagi miljardär olen, siis ma ei anna miljardist midagi ära.
noh, mis on nii absurdne mõte nagu igas mõttes, alustades sellest, et teist ei saa kunagi miljardäri ja need miljardärid töötavad väga aktiivselt selle nimel, et neist ei saaks, kui teistest ei saaks miljardäre. Ja ma ütleks, et see ei ole isegi ainult selline Ameerika unistus, vaid see mulle tundub ka Eesti ühiskonna vestlustes see kumab läbi, kus ka nii-öelda rikkaste mõttes päris vaesed inimesed mingis mõttes nii-öelda on nende kaitseks kuidagi treenitud ja võitlevad selle vastu, et kas või Eestis teha astmelist tulumaksu, sest et jällegi sa mõtled, et aga mina olen mingi hetk see, kes teenib seda kõrget palka või olen ka see rikas, eks ole. Et kus see tuleb, et miks keskmist palka teeniva inimesena sa ei mõtle, et aga tõesti jõukaid ja nende vara inimesi, kellel on hästi palju, nad on selle nimel nagu tööd teinud ka, eks ole, aga et miks sa ei mõtle, et okei, aga minul on raske, et siis, ma ei teagi, mis see loogika või mis see mõttekäik seal taga võiks olla? Ei ma arvan, et probleem on selles, et iga kontseptsiooni on võimalik seletada ja mõtestada läbi nagu erinevate lähenemiste. Et sul on võimalik öelda, et saage rohkem lapsi isamaa nimel, sul on võimalik mõtestada, saage rohkem lapsi individuaalse õnne nimel ja niimoodi edasi, sul on võimalik valida see raam. Ja see raami valik on miski, mida nagu tavaline inimene teeb niimoodi, et ta nagu mõtleb ja siis üritab nagu sõnastada. Aga ma arvan, et siin me joome nagu maailma, kus me peame aktsepteerima seda, et need asjad, mida me ideoloogilisel tasandil maailmas näeme, mida me aruteludest näeme, mida me raamistikena näeme, kuidas asju mõtestatakse, et need ei ole lihtsalt keegi lihtsalt mõtlesin natukene. Et siin on reaalselt taga miljonid ja $100 miljonit arendustööd, et kuidas disainida sõnumeid, mis õigetele sihtrühmadele tekitaksid õigel määral viha ja õigel määral klassiviha ja grupiviha ja mis iganes muud, et nad oleksid nõus mille iganes asjaga. Ja nad leiavad kombinatsioonid asjadest, mis on olemas inimese sees, mida ka Eestis ka on ju, et see nurk on vabadus. Vabadus ja ongi on ju, et me riik ei peaks piirama inimese vabadust. Mis on asi, millega on raske kellelgi vaielda. Sa kombineerid selle mõtte sellega, et miljardär ei peaks maksustama. Ja sa kombineerid selle viisil, mis kõnetab seda inimest, keda sa üritab kõnetada. Ja see ei ole juhuslik ja see ei ole siuke, et lihtsalt juhtus, et niimoodi oli. Ja muidugi siin on see nüanss on ju, et see, mis me Eestis teeme või mis Eestis on, et see on ikkagi suuresti lihtsalt nagu tagajärg, et ikkagi laiast plaanis kusagil Ameerikas ja viimased, mis iganes 30 aastat ka osaliselt Venemaal ja Rumeenia trollitehases on inimesed, kes toodavad neid narratiive, neid lähenemisi ja raamistikke ja siis raha abil müüvad neid, on ju, raha tihti tuleb Ameerikast, tegelikult tuleb Venemaast ja Hiinast ka. Et see on terve masinavärk, mis töötab vastu ja me istume siin Tartu Loomajanduskeskuses, teeme podcasti on ju. Ja samal ajal on sul nagu vastas suured kombürood, PR-firmad, lobifirmad, reaalselt sadadesse miljonitesse ulatuvate eelarvetega teha mitte lihtsalt kampaaniat, vaid mõjutustegevusi väga eritasemetel, sealhulgas tänapäeval on ju ka reaalselt meie platvormide, algoritmide muutmise ja sükeste asjadega tegelemas, mis tekitavad mitte lihtsalt see, et meil on nagu võrdluses 2 eri sõnumit, vaid ka osadel sõnumitel on selged tehnoloogilised eelised, algoritmilised eelised. Et selles mõttes ma arvan, et siin ei ole nagu sööke inimlik veenmise küsimus ei ole, see mehhanism on inimlik veenmine, aga see võitlus, mida sa pead, on nii nagu teisel mastaabil, et me inimestena jääme jänni selle süsteemi vastu võitlemisel ka kommunikatiivsel areenil. Ehk siis alustasid ka sellest, et sa tänulik, et me siin saame elada vabas demokraatlikus riigis ja meil on väga palju maailmas demokraatlikke riike, mis on nüüd midagi, muidugi see number on vist vähenemas, kui ma õigesti mäletan seda statistikat, aga alustame siis sellest ABC-st või ma ei tea, me ei ole alustanud, me juba oleme siin poole tee peal peaaegu, et võtame selle ABC ka, et mis on siis demokraatia, et täna sa oled siin mitmeid kordi juba kirjeldanud seda, et kuskil on mingid mõjutajad, tekivad siin need ultrarikkad, eks ole, aga mis on siis demokraatia, kuidas see demokraatia avaldub ja mis värk selle ära ütle siis, mis värk sellega on, alustame sellest, mis on demokraatia? Ma olen elus olnud väga palju olukordades, kus keegi ütleb, et alustame sellest, et defineerime, mis on demokraatia ja need vestlused ei lõppe peaaegu kunagi hästi. Aga. Sa võid veel pidurit tõmmata. Aga ma vastan sellele küsimusele ikkagi. See on natuke siuke, see on probleem. See on probleem selles mõttes, et me elame Ameerika kultuurimaailmas, väga mitmes mõttes.
üks neist mõtetest on see, et pärast teist maailmasõda see, mis on demokraatia ja see, et me üldse räägime peaasjalikult sellest, et mis on demokraatia, kui me räägime oma riigikorralduse nagu alustest, see on Ameerika eksport. Ja Ameerika ekspordi häda on see, et samamoodi nagu Ameerika muu ekspordiga nagu McDonald'siga ja analoogsete asjadega, selle taga haigutab tühjus. Ja tühjus sellises nagu sisulises mõttes. See näeb välja nagu toit, aga tegelikult ei ole. Ja et see näeb välja nagu ühiskonna teoreetiline mõtestus sellest, kuidas peaks olema üks riik üles ehitatud, aga tegelikult ei ole. Ja see põhjus, miks ta ei ole, on hästi pikk jutt, kuhu ei ole aega minna, aga hästi lühida kokkuvõttena on see, et Ameerika on oma ajaloo suhtes pime ja mitte nagu kogemata pime, vaid tahtlikult pime. Et mis ei ole nagu selles mõttes eriline, kõik riigid on oma ajaloo suhtes mingil määral pimedad, aga Ameerika nagu eriliselt pime oma ajaloo suhtes ja ta ei tea, mis on tema demokraatia alused, ta ei tea, kus see tulnud on, kuidas ta sinna jõudnud on ja miks ta seal on. Ja seetõttu ta on ka teistesse riikidesse püüdnud eksportida demokraatiat ilma juurdeta. Nüüd me oleme õnneks Euroopas ja Euroopas on riike, kus on demokraatial ka juured ja kus demokraatia ei ole kunagi lihtsalt olnud demokraatia, vaid ta on olnud osa laiemast süsteemist. Siis vabariiklikust demokraatiast, kui võib niimoodi öelda. Ja kui me räägime Suurbritanniast, Taanist ja osaliselt teistest riikidest, aga tegelikult üsna palju vähem, et siis nendes riikides arenesid välja sadade aastate jooksul institutsionaalsed mehhanismid, mis peaksid olema osa demokraatia definitsioonist, aga täna ei ole. Ja need on ilmselged asjad ja ma räägin neist nagu nad oleks nagu mingi suur saladus, nad ei ole suur saladus. Aga ma teen hästi kiire ülevaate, et kõige olulisemana on number 1 võimude lahusus. Võimude lahusus ei ole täna demokraatia definitsiooni osa justkui, aga ta on ajalooliselt vältimatu demokraatia osa. Selles mõttes, kui sul ei ole päriselt võimude lahusust, siis sul ei ole mõtet teha demokraatiat. Ja võimude lahusus päriselt tähendab seda, mis ta Suurbritannias tähendas, et parlament oli päriselt eraldi võim kuningast ja kui kuningas tahtis maksustada või sõtta minna, mis tollal oli sama asi, ilma nende nõusolekuta, siis parlament võttis oma armeed, läks sõtta kuninga vastu, tappis kuninga ära, pani uue kuninga asemele, see on võimude lahusus. Sul on päriselt võimud, mis on eraldi, mis suudavad üksteist kontrollida. Ameerika on eksportinud igal poole maailma, sealhulgas Euroopa riikidesse, mis ei olnud demokraatlikud pärast teist maailmasõda. Demokraatia ideed, mis ei sisalda tegelikku võimude lahusust, mis sisaldab seda võimude lahusust, mis on tekkinud neis riikides, kus päriselt on ajalugu demokraatia tekkimisega. Ehk sul on parlament ja valitsus ja kohtusüsteem, aga nad ei ole päriselt omavahel lahutatud. Ja neil ei ole päriselt võimu. Ja seal on terve üks asi veel, mis tuleb juurde kohe, aga ühesõnaga, ja see on selline nagu ahistooriline on see termin, mida kasutatakse, et see on selline ahistooriline mudel, mis ei arvesta seda, et demokraatia ikkagi päriselt ei toimi, kus seda all ei ole ajaloolist nagu ühiskonna poolt läbi kogetud võimude lahusust. Ja see on üks. Siis on kogu õigusriikluse teema, mis on ka Euroopa ajalooline nagu leiutis. Jällegi, see on väga keeruline suur teema, me lihtsustan siin muidugi ja iga lihtsustus on osaliselt siis vale. Aga me räägime siin pikast ajaloolisest perioodist, kus üks riik Euroopa kontinendil ei domineerinud teiste üle ja samal ajal eksisteeris katoliku kirik, kes mingis mõttes oli selline vahendaja rollis ja kes kontekstis, kus eksisteeris tugev kuninga võim, kohaliku riigi tasandil, eksisteeris samal ajal mingi alternatiivne võim ja alternatiivsed reeglid, võib öelda siuksed, reegel võib mõtestada ühel hetkel ka kui seadus, tollekal kui jumala seadus, ja seda jumala seadust ei pannud maksma mitte katoliku kirik otse, vaid katoliku kirik mängis välja riike üksteise vastu. Ehk kui mõni kuningas oma riigi kontekstis võis tunda, et ta võib teha, mis ta tahab, et tema sõna ongi seadus, siis Euroopas on meil väga pikk ajalugu sellest, kus on teatud seadused, teatud reeglid, mis kehtivad niimoodi, et kuningal ei ole õigus neid muuta ja kui ta neid muudab ja katoliku kirik tunneb ennast isiklikult puudutatuna, siis ta ässitab teised riigid sõtta selle riigi vastu. Ja jõuab olukorda, kus lõppkokkuvõttes Euroopas on ajalooline taju, et mingid reeglid peavad olema kuninga ülesed. Ja kuningal, et see, et kuningas teeb seadusi, ei anna talle õigust olla seadust üle. Ja oluline mõista, et see on täiesti ainulaadne kontseptsioon.
et igal pool mujal maailmas on alati valitsejal olnud õigus ise teha seadusi, valitseda seaduste abil. No Hiina on selle nagu täiuslik vastandnäide, et Hiinas ei ole kunagi õigusriiklust tekkinud, seal on alati olnud mingit sorti keiser või valitseja, kes on jumal selles tähenduses, ta teeb, mis tahab ja see ongi loomulik. Ja tegelikult see on selles mõttes üliloomulik kontseptsioon ja täiesti nagu isegi pigem on nagu hämmastav, et Euroopas sai tekkida selline olukord, kus see, kes loob seadusi mingil põhjusel peab alluma neile. Et see tegelikult see on veider. Me üldse kuidagi ei taipa, et see on veider, et see on nagu ebaloomulik, see on kunstlik ja selle nagu juured eksisteerivad ainult Euroopas. Kusagil mujal ei ole õigusriikluse tegelikku kultuurilist alust olemas, mis tähendab, et ta on nagu võlts. Et me teeme näo, et meil on õigusriiklus ja seni, kuni asjad on hästi, seni inimesed aktsepteerivad ja nii kui asjad ei ole hästi, visatakse õigusriiklus kohe kõrvale. Ja ainus koht, kus seda mingil määral ei tehta, on Euroopa, sest meil on ajalooline, kultuuriline kihtall, mis mingil määral tekitab meis samm-sammud uskumust, et see on nagu päris, et see nii peakski olema. Ja kui sa kombineerid siis selle päris õigusriikluse, selle usu, et kuningas ei peaks olema üle seaduse, sellega, et päriselt on võimude lahusus, et ühiskonnas on erinevad osapooled, kellel on jõudu üksteise vastu seista. Ja seega vältida seda, et keegi teeb groteskusi üksi, sest nii kui sa teed groteskusi, keegi sekub. Et see on see usk. Ja siis sa selle peale ühel hetkel ehitad selle, et inimesed saavad valida seda juhti. Siis sa saad endale päriselt ühiskonna mudeli, mis toimib, kus demokraatia, õigusriiklus, võimude lahusus koos taastoodavad ennast, hoiavad elus seda nagu süsteemi. Ja meie probleem täna kogu maailmas demokraatiaga on see, et me oleme laiaspanis uskuma jäänud seda Ameerika muinasjuttu, et demokraatia lihtsalt on nagu valimised. Rahvavõim. Ja rahvavõim. Ma imestan, et sa sellest tead, mingi demokraatia tuleb sellest sõnast ja tuleb Kreekast ja seal olid agoraad ja siis ma nagu olen üllatunud, et ma seda juttu veel ei ole kuulnud sinult, sest et jah, see sama, et see demokraatia võrdub sellega, et ma käin valimas ja siis rahvas otsustab, kes keda juhib, et mulle tundub, et see on see nagu narratiiv või definitsioon, mis meil demokraatial on ja sellepärast ma tahtsingi küsida sult, et mis see demokraatia siis on? Jah, et see on demokraatia, aga kui tal ei ole seal kõrval neid teisi elemente, siis meie ajalooline kogemus ütleb, et selline demokraatia ei püsi demokraatia. Ja Ateena on suurepärane näide, et seal oli päriselt demokraatia selles valimist tähenduses ja tegelikult isegi mitmes muus tähenduses. Aga seal ei olnud võimude lahusust korralikult, kuigi võimude lahusus võib natuke argumenteerida, aga seal ei olnud üldse õigusriiklust. Ja mingit kogemust selle kohta, kus ongi, et rahvakoosolekul otsustati, et tapame ühe linna ära, kõik inimesed seal. Ja siis järgmine rahvakoosolek kokku ütles, võib-olla oli halb mõte ikkagi. Ja siis üritati seda takistada ja kõik, et seal ei olnud mingit nagu sükest nagu kontrollmehhanismi. Jah, ühesõnaga, see on natuke ongi selline nagu totakas olukord, et millest me siis räägime, kas me räägime demokraatiast või ei räägi ja see on mingis mõttes ebaoluline, mis vahet on, mis see definitsioon on või nimi on, aga see on, me elame ühiskonnas ja siin on sõnad ja sõnad tähendavad, et seetõttu, kui ma räägin demokraatiast, ma räägin mitte ainult demokraatiast, vaid sellest kombinatsioonist. Ja tegelikult see on see, millest räägitakse, kui öeldakse sõnapaar liberaalne demokraatia. Et see on nagu demokraatia, mis on teatud riigi nagu vormis. Ja seal on veel komponente muidugi ja et see kõik on lihtsustus. Aga jah, et ma arvan, et see põhjus, miks me oleme unustanud, on hästi suuresti Ameerika kultuuriruumis olemine ja kuna Ameerika ise ei tea, ei mäleta, ei taha mäletada oma ajalugu, oma nagu jõhkrat ajalugu, et siis me oleme kõik natuke nagu uskuma jäänud seda, et see ongi see, mis on demokraatia ja selle tulemusena ka Euroopas me oleme unustanud tegeleda selle kõigega. Ja sama nagu me rääkisime enne nendest seadustest ja maksudest, on ju, et see ei ole, et see ühe korra teed valmis ja siis see töötab. Et kui sa tahad, et see töötaks, sa pead küsima, mis funktsiooni see asi täidab. Ja kui inimesed teevad seda, mida inimesed teevad, ehk üritavad ära häkkida seda, et seda funktsiooni vältida, näiteks võimude lahusust. Et võimude lahusus on kõige otsesem inimesed, kes on selles süsteemis, kellel on võimu, nende põhieesmärk on vältida võimude lahusust ja vähendada võimude lahusust ja suurendada oma võimu, mis tähendab, et kogu aeg peavad olema osapooled, kes tegelevad sellega, kuidas seda süsteemi jälle ümber mängida, nii et võimude lahusus ei kaoks. Ja tänases demokraatias põhiprobleem, mis on nüüd, ma tean, nagu potentsiaalselt radikaalne asi, mida öelda, et põhiprobleem on erakonnad. Sest et sel hetkel, kui me lõime Suurbritannias loodi. Tänane standardmudel võimude lahususest, õigusriiklusest, demokraatiasest kombinatsioonist, siis ei olnud erakondi. Ja seetõttu need võimude lahusused olidki eraldi kohad, eraldi inimesed tegid eraldi asju. Ja täna erakond kui organisatsioon, kui nagu
osa sellest süsteemist on kasvanud järjest ja järjest suuremaks, järjest mõjusamaks ja noh, põhimõtteliselt on ületanud võimude lahususe kõigis riikides, kes on demokraatlikud laias plaanis. Ja mõnes riigis on see olukord selle võrra hullem, eriti kui sul on kaheparteisüsteem nagu Ameerikas. Et noh, meil on see eelis, et meil on mitmeparteisüsteem ja tänu sellele see erakonna probleem on nagu et meil on võimude lahusus tänu sellele, et on erakondade vaheline võimude lahusus osaliselt. Aga see on uus mudel, meie põhiseadus ei ole kirjutatud sellele tegelikult, et meie põhiseadus ka ei arvesta sellega, et see võimude lahusus peab olema erakondade vaheline nüüd. Aga ka meil on see probleem, et parlamendi ja valitsuse vaheline võimude lahus on ammu illusioon tänu erakonnale kui nähtusele. Ja noh, sama on mujal. Ja mis me peaksime, mida me oleksime pidanud tegema juba ammu, on kohandama oma arusaama võimude lahusest, arvestama sellega, et erakonnad on nüüd eksisteeriv asi ja kirjutama uusi versioone põhiseadustest, mis võtavad arvesse seda, mis võtavad arvesse asju nagu, mis asi on meil on näiteks koalitsiooninõukogud, mis on reaalne, ma arvan, institutsioon, mis peaks olema ammu juba põhiseaduses sees või kui mitte põhiseadus, vähemalt mingis seaduses, et me peaksime selle oma süsteemi sisse ehitama ja küsima, kuidas nüüd võimude lahusust tagada, kui eksisteerivad sellisel kujul erakonnad, sellisel kujul koalitsioonivalitsused, sellisel kujul koalitsiooninõukogud, koalitsioonilepped, igaüks neist asjadest peaks olema osa sellest süsteemist nüüd, mitte süsteemist, vaid sellest võimude lahusust tagada püüdvast süsteemist. Ja see on täpselt sama küsimus iga pool ja me oleme pikka aega nagu lihtsalt ignoreerinud kõike seda, noh jällegi kõik ei ole, on neid inimesi, kes on mõeld selle peale kogu aeg. Aga ütleme, see ei ole olnud ühiskondlikult piisavalt nagu oluline ja nüüd me nagu osaliselt lihtsalt nagu tegeleme selle tagajärgedega, et see kogu see põhjus, miks miljardääridel on õnnestunud paljudes kohtades maailmas oma maksutaset langetada ja igasuguseid muid algatusi, nende tegevust piirata, takistada, on see, et nad on saanud kasutada selleks erakondi. Et nad on erakonnad ära ostnud paljudes kohtades. Ja nüüd Eestis ka vist äkki siis sotsiaaldemokraadid esitasid selle eelnõu, et piirata erakondade rahastamist Eestis. Ma just lugesin, just sa jagasid hiljuti Facebookis, kes veel ei jälgi Martinit Facebookis, siis tehke seda, sealt saab väga tihti väga väljavaid mõttekäike. Ja just hiljuti jagasid ühte New York Timesi artiklit, mille on kirjutanud David Wallace Wells ja tema tõi seal välja just, et kuidas Ameerikas siis äkki 2000ndate alguses siis rahastati neid presidendi valimisi mingi, ma ei tea, $18 miljoni, mingi siuke number oli seal. Ja siis nüüd 2024 oli see mingi üle 2 miljardi. Samamoodi on ju Eestis välja toodud, et kes kus palju erakonnad nagu annetustest raha saavad ja jällegi mina mõtleks seda täiesti isekalt, et kui mina oleks nüüd nagu rikas, ärikas ja ma annaks sinu erakonnale, Martin, nüüd 1 miljon eurot, siis ma nagu reaalselt tahaks, et ma eeldaks, et sa nagu oled nagu minu maailmavaatega siis joondunud ja see poliitika, mida sa nüüd ellu lähed viima, ikkagi lähtub sellest, et ma olen sulle suure teene teinud ja sa siis teed mulle sobivaid poliitikaid. Täiesti isekalt ma eeldaks seda ja mul on tunne, et see ka niimoodi päriselt on. Nojah, seal samas artiklis oli ka see statistika, et Ameerika kontekstis, et vabariiklik partei ja demokraadid, et 2000 algul kogu nende rahastusest mõlemal juhul siis tuli alla 5% annetustest, mis olid üle $1 miljoni. Ehk siis valdav enamus tuli väiksematest annetustest ja mis on pigem nagu demokraatlik mõtteliselt on ju, et inimesed panustavad ka rahaga muuhulgas erakondadesse ja ma arvan, et see on nagu põhimõtteliselt positiivne asi, aga Eesti võiks seda mingis mõttes olla rohkem, aga just selle sama suuruse mõttes on vahe on ju. Ja see statistika on see, et nüüd viimaste presidendivalimiste ajaks oli jõudnud vähemalt vabariiklik erakond sinna, et üle poole kogu erakonna rahastusest on üle miljonilised annetused. Ehk sisuliselt rikkurid rahastavad enamuse. Ja ma arvan, et see on isegi nagu pehmelt öeldud, et nad eeldavad, et nende ideoloogiaga asjad kooskõlas on. Ma arvan, et ikkagi ja eriti nüüd tänapäevases Ameerikas see ikkagi nagu üsna otseselt, et mul on vaja seda puurimisluba, ma annan sulle selle raha. Ja kõik, et see on hetkele see on nagu otsene nagu korruptsioon juba. Ja need seosed on nii ilmselged, et raske on kellelgi mul tundub argumenteerida, et see ei ole korruptsioon. Et see on selles mõttes üsna otsene ja nüüd tulles tagasi Eesti juurde, siis see mõte, et rikas inimene toetab mingi erakonna asutamist ja rahastab seda lähtuvalt sellest, et ideoloogilises mõttes tema maailmavaates seistakse, ka see on osaliselt probleemne. Et kui sul
on mingisugune oluline ideoloogia, mis ühiskonna tasakaalu mõttes oleks nagu kasulik ja vajalik ja seal ei ole miljardäri või miljonäri selja taga, et siis on selge konkurentsi nagu eelis ühel. Aga ma kahlustan ja kardan ja mulle tundub, et see täna ka Eesti näidete puhul ilmselt on tõsi, et nad küsivad ikkagi natuke rohkem kui lihtsalt oma ideoloogiaga kooskõlas olemist. Ma olin tagasihoidlik. et see probleem on selles mõttes otsesem ja Eestis mulle tundub, me nüüd õnneks räägime sellest järjest rohkem, aga me ikkagi ei räägi sellest piisavalt, et meil on nüüd oma oligarhid. Et meil on inimesed, kes kontrollivad ikkagi nagu väga suuri konglomeraate, kellel on mõjujõud ka mitte ainult nagu majanduslikus mõttes, vaid ka avaliku arvamuse mõttes ja avaliku arutelu mõttes ja meedia mõttes ja mis iganes platvormid kõik veel on ju mõne mehe käes Eestis. Aga kas ei ole ka selline mitteametlik edu definitsioon meil ühiskonnas, et ongi, et vaatad on nagu üles töötanud, et me jällegi nagu lähtume sellest 90ndate algusajast, kus nii-öelda väidetavalt siis kellelgi polnud mitte midagi, kuigi jällegi see ei vasta tõele, aga et siis just see, et aga sa oled ennast üles töötanud, et miks inimene ei või olla edukas ja kas on siin nagu mingi unistus, mille poole on inimesed püüelnud ja siis me ühiskonnas tolereerimegi seda, sest et nüüd ongi, et vaata, kui tore ja tubli inimene ta on, et ta on seal ära teeninud. Ütleme nii, kui võiks panna kõrvale korraks keskkonna, mida ei maksa teha, aga kui võiks panna korra kõrvale keskkonna, siis ma põhimõtteliselt usun seda nii-öelda majandusteaduslikku alusloogikat, et kui turg on päriselt vaba, siis on okei. Ja minu arust on ülioluline aru saada, et me oleme täna Eestis ja me oleme selgelt Ameerikas ammu kohas, kus turg ei ole üldse vaba enam. Ja et põhimõtteliselt, et jah, ole nii edukas, kui sa suudad, aga nii kui sa hakkad reegleid painutama selleks, et oma edu saavutada, siis ei ole enam vaba turg. Siis iga reegli painutus kellegi kasuks, kes on rikas, on turu vabaduse piiramine. Vabaduse piiramine on see, mis toimub tegelikult. Ja et mina ütles ka, et kui sa suudad reeglite piires olla lõputult edukas, siis ole, ehita Marsile kolooniaid, mis iganes. Aga probleem on selles, et see ei ole võimalik. Selles tähenduses, et meil ei ole mehhanisme vältimaks seda, et teatud rikkusest alates inimesed hakkavad reegleid painutama enda huvides. Et see on normaalne inimesel püüda painutada reegleid enda huvides. Ja normaalne oleks ehitada institutsioone, mis takistavad neil seda tegemist. Ja jällegi mõnda aega see eksisteeris, mõnda aega me püüdsime seda teha ja mõnda aega see ka õnnestus. Aga ma arvan, et see ongi see fundamentaalne eksimus sellega, et ja mis siis saab, kui me lubame enda nagu suurt pärandit kogu aeg edasi anda ja kui need rahad kasvavad mingist piirist üle, siis meil lihtsalt ei õnnestu seda ära hallata. Meil ei ole ühiskonna nagu jõudu, et teatud summast üle rikkaid kontrolli all hoida, demokraatias hoida. Ja siis tuleb veel juurde keskkond, kus me ütleme, et siin on teatud nagu väärtusvalikud ühiskonnana, et missugust ühiskonda me nagu tahame, missugust ühiskonda me ei taha. Ja mõned võivad tulla ütlema, et ei ole siin mingid väärtusvalikuid, et turg räägib ja siis need samad inimesed räägivad, et väärtusvalik on eesti keel ja eesti kultuur ja eesti valge nahavärv ja mis iganes muud asjad. Et ilmselgelt inimestel on väärtusvalikud. Inimene ei saa olla inimene ilma väärtusvalikuteta. Meil on ühiskonnana väärtusvalikud ja see on väärtusvalik, kui me ütleme, et lõputu rikkus on fine, siis me koos sellega teeme väärtusvaliku, et keskkonda võib anastada rikkuse nimel. Ja kui me tahame öelda, mitte ainult keskkond, aga inimesi. Ja kõike, selles mõttes et põhimõtteliselt ongi, et kui me ütleme, et see on nagu kõrgim väärtus, see eneseteostus on kõrgim väärtus Eesti edukatele, tujurikku ja sketš vist kunagi, suurepärane sketš, siis seal on oma hind. Ja see on väärtusvalik siis, kas me neid hindasid tahame kanda või mitte. Ja kui me kuidagi kollektiivselt leiame, et teatud asju me ei taha, et juhtuks, siis me peaks tasakaalustama neid erinevaid väärtusvalikuid, et eneseteostust saaks teha, aga sellel eneseteostusel oleks mingid nagu keskkonna, ühiskonna ja inimõiguste alased piirid kuskil. Ja probleem on selles, et me oleme jõudmas kohta, kus selleks, et kollektiivselt neid otsuseid teha, peame olema kollektiivselt mingit poliitilist võimu, et neid otsuseid teha ja me oleme paljus kohtades seal piiri lähedal, kus seda meil ei ole enam seda poliitilist võimu, hoolimata valimiste eksistentsist. Aga ma siis mõtlengi seda, et demokraatia või üldse selline nagu ühiskonna kujundamine, et võib-olla see mõne inimese jaoks tähendabki seda, et ma käin valimas ja käin Euroopa Parlamenti valimas ja kohalikke ja Riigikogu ja see on hästi.
Ja siis võib-olla teise jaoks tähendabki, et ta on ka oma kogukonnas aktiivne, et ta võtab sõna oma korteriühistu teemades ja muul moel kuidagi, ma ei tea, kommenteerib näiteks mingit detailplaneeringuid, küsib, kas seal on rattakohti, kas puid istutatakse ja nii edasi. Ehk siis milline see, ütleme sihuke eraisiku või üksikisiku vaatest, et milline selline aktiivne demokraatia edendamine võiks välja näha igapäevaelus? Siin mul on see häda, et ma pean silmakirjalik olema. See nagu tekitab mus endas moraalseid probleeme. Et ma arvan, et on üks õige vastus. Kõik teised vastused tänases süsteemis on valed vastused. See on liiga radikaalne, ma ei ole ise sellega päris nõus, aga see vastus on see, et kõik peaksid minema erakonda. Sest erakond on täna poliitiline, see on tegelikult see koht, kus me päriselt teeme oma demokraatiat ja võimude lahusust. Et me peaksime liituma erakondadega, annetama erakondadele, osalema aktiivselt sisepoliitilistes protsessides erakondades, mõjutama seda, kes saab valitud erakondades sees ja siis päriselt minema valima sellest kõigest lähtuvalt ja osalema sellest kõigest väga palju aktiivsemalt. Et see on tegelikult see viis, et poliitika läbi erakondade on täna see viis, kuidas me ühiskonda korraldame. Kõik muu on nice to have. Selles mõttes, et ma toetan arutlevat demokraatiat, ma toetan seda, et me võiksime jõuda ühel hetkel arutleva demokraatiani, aga tehes arutlevat demokraatiat kontekstis, kus meil ei ole arutlevat demokraatiat, kus meil barely isegi varsti enam ei ole esindusdemokraatiat. Et see on hea nagu inimeste osaliselt näidata, et saab teistmoodi. Aga need sammud, kuhu vaja liikuda selleks, et sinna jõuda, algavad sellest, et me üldse oma nagu esindusdemokraatia tagasi saame. Leiame sellele vormi, mis uuesti päriselt on demokraatlik ja võimude lahususega. Ja siis samm-sammud laiendame seda osalevamaks ja kaasavamaks ja arutlevamaks. Selles mõttes, kui kellelgi on nagu vaba aega ja tahet teha midagi demokraatiaga seoses, siis nagu homme erakonda astuda. Ja ma tean, et see on silmakirjalik, sest ma ei ole teinud seda. Ja ma ei ole teinud seda nende samadel põhjustel, miks enamus inimesi ei tee seda. Ja see on kehv. Mis need põhjused on, miks inimesed ei liitu erakondadega? No, mina, kes ma ka ei ole üheski erakonnas. Eks need põhjused on palju, ega ma kõik neid ei tea, kindlasti neid uuritakse ka. Aga ma arvan, et siin on nagu mitut pidi saab seda küsida, et saab küsida, et kas erakonnad üldse tahavad, et inimesed liituksid erakondadega, kas erakonnad tahavad, inimesed teeks seda kõike, mis ma ütlesin, ega nad ei taha, neil ei ole vaja seda. Et erakonnad Eestis on juba mõnda aega olnud professionaalse juhtimise giidiga ja professionaalset juhtimist on märksa lihtsam teha ilma selle tüütu sisedemokraatiata. Aga õnneks või kahjuks täna neid reguleerivad seadused, mille tulemusena põhimõtteliselt on võimalik inimestel minna liikmeks ja on võimalik hääletada ja on võimalik erakonda sees mõjutada asju, kui seal jääb piisavalt palju inimesi, kes seda päriselt teha tahavad. Aga inimesed ei taha seda teha, sellepärast, et see kõik on näkane. Ja rõve. Ja enamus inimesi ei unista nagu poliitilisest võimust, mis on tore, enamus inimesi on normaalsed, toredad inimesed. Ja see tekitab selle olukorra, mis on paratamatu, et kui normaalsed inimesed ei taha minna poliitikasse, siis jäävad ja lähevad sinna need, kes tahavad. Ja see ise selektsioon aja jooksul süveneb järjest. Et jällegi, kõik seda arvesse võttes on isegi imetlusväärne, kui palju toredaid inimesi ja asjalikke inimesi on ikkagi poliitikasse ka Eestis meil jõudnud. On siiski inimesi, kes on mõistlikud ju ka ja jällegi valdav enamus inimesi ka poliitikas ja erakondades on väga toredad ja asjalikud inimesed. Aga süsteemid, mis ennast taastoodavad, kipuvad tegema igasuguseid asju, mida ka need inimesed ise ei taha teha. Ja siis me avastamegi paljusid asjalikke inimesi, kes on läinud erakondasse, hakanud seal tegutsema ja siis suure pettumusega ära tulnud, sest nad ei saa, olles isegi valitud Riigikogu liikmeks näiteks, nad avastavad, nad ei saa ikkagi teha seda, mis nad tahtsid teha, sest see süsteem käib mingitel viisidel ja need viisid ei ole need viisid, mis me ühiskonnapõtsu tunnis õpime selle kohta, kuidas on parlament ja valitsus ja kontroll ja muud mehhanismid. Poliitikast rääkides siin kohe tuleb silme ette siis tüüpiline vasak parempoolsuse nagu spekter ja siis liberaalne konservatiivne. Aga seesama artikkel, millele ma enne viitasin, siis kuidagi ütles väga tabavalt, et see 21. sajand saab olema üldse, et unustame see vasak parem, liberaalne konservatiivne jaotus, aga see saab olema selline demokraatia versus oligarhia sajand. Kõik kuulajad, kes võib-olla üldse ei ole mõtestanud lahti seda, et meil on üldse demokraatiaga midagi häda, sest et jällegi igapäevaelu elades Eestis sa võib-olla nii palju ei taju seda, võib-olla sa märkad jälle näed, et jälle mingid ettevõtted liitusid ja nüüd meil on ainult mingi 2 pakkujat turul, 2 suurt giganti omavahel võitlemas, eks ole. Aga sa võib-olla ei taju nii aktiivselt
ja eriti veel, kui ei järgi piisavalt ka Ameerika uudiseid, et mis seal nagu toimub. Et siis, mis sa arvad, mis see tänane Eesti selline äratuskell võiks olla Eesti inimesele? Et meil on ka, me liigume ka ikkagi sinna või noh, ma ei tea, kas me oleme juba kohal, aga et sa juba ütlesid ka tegelikult, et meil on Eestis ka väga mõjukaid inimesi ja neid on ka käputäis. Nojah, Eesti täna populaarseim erakond on erakond, kes on väga selgelt seotud ühe konkreetse oligarhiga. Ja meil on asutatud uusi erakondi, mis on seotud olnud teiste väga rikaste inimestega. Meil on olnud pikka aega peamine võimukandja erakond, mille põhiidee on olnud rikaste inimeste ees seista. Noh, nad on seda muutnud küll aja jooksul ja kohanenud, ennast reforminud, võttes anonüümseks erakonna nime. Et selles mõttes ma arvan, on võimalik küll nagu rääkida sellest, et Eestis on täna vähemalt osaliselt nagu oligarhiline meie süsteem. Ja veel enam sinna suunas vist liikumas ka, et lihtsalt näiteks see hiljutine suur meediakära oli ju ka selle tehisintellekti nõukogu loomise osas, et mingis mõttes jällegi mingi osa inimesi ütlebki, et aga mõtle, kui äge, sul helistabki nagu peaminister ja ütleb, kuule sina, Martin, tule anna nõu, ma kutsun su sinna, et meil ei ole vaja mingeid ahelaid, et see, kui lähedal tegelikult me tavainimesena saame võimule olla, on paljudes riikides. Sa võtad, ma ei tea, Saksamaa, Hispaania, noh, kas või Inglismaa, et see on nagu ulme, et vau, et ma olen nagu 2 lingi kaugusel nagu presidendist põhimõtteliselt, kes iga eestlane või enam-vähem on, eks ole. Aga teisest küljest see tekitabki täpselt selle ohu, et me hüppamegi üle mingitest demokraatlikest protsessidest, sest et ka selline kaasamine, arutlev demokraatia, osalusdemokraatia, need kõik on ju tegelikult aeglased protsessid. Ja kas see ongi see, et selles maailmas kas me ütleme endale, et selleks, et jääda ellu väikese riigina, me peame liikuma kiiresti ja selleks, et teha kiireid otsuseid, mul ei ole aega teha avalik töökuulutus ja lasta 6 aega kandidaatidel tulla ja siis valida neid nõukogu liikmeid, vaid ma võtangi nagu ise valin need 5 inimest, keda ma sinna nõukogusse kutsun. Jah, siin on palju asju koos, mis teevad elu raskeks, et noh, et põhimõtteliselt on see ilmselt tõsi, et asjade tegemine koos on aeglasem kui asjade tegemine üksi. Noh, ehk siis üksi, mis iganes nagu vormis seis on. Aga see ei ole ikkagi, nagu mulle tundub, lõppkokkuvõttes ka päriselt tõsi ka nagu olemuslikul tasandil. Et ühiskonnas. Et kui sa tahad, et mingi muutus päriselt sünniks, siis liikuda kiiresti üksi on põrkuda hiljem nagu tagajärgede vastu. Mille vastand saab olla liikuda koos natukene aeglasemalt, aga siis liikuda märksa kiiremini elluviimise tasandil. Ja mulle tundub, et täna nagu nii mõnigi muutus toimub kiiresti justkui ära, aga siis saab ikkagi tagasi pööratud aja jooksul ühte või teist või kolmandat pidi, lihtsalt selle järgi, kuidas inimesed käituvad või selle järgi, mis nagu poliitiline reaktsioon nendele käitumisele on. Et see on mu lemmik negatiivne, positiivne näide oli alkoholiaktsiisid on ju liikuda nendega väga kiiresti suureks, tähendab, et tuleb poliitiline reaktsioon, mis kasutab seda ära ja liigutab nad uuesti tagasi väikseks. Et kiiresti ärategemine on halvem kui koos aeglaselt ärategemine, nii et siis, kui ta on tehtud, siis ka valdav enamus populatsioonist nõustub sellega ja reageeriks negatiivselt, kui keegi hakkaks seda ümber pöörama. Et selles mõttes ma ütleks, et kiirus versus aeglus ei ole lõpuni tõsi. Et kui sa tahad päriselt jõuda kuhugi, siis tegelikult koos tegemine on tõenäoliselt lõpuks kiirem. Aga miks me pelgame seda Eestis siis? No mulle tundub, et me esiteks on nagu ilmselt nagu vahel siuke vale arusaam, aga teiseks siin on mulle tundnud 2 põhjust või ilmselt rohkem, aga ma toon 2 põhjust välja. Et üks on see, et mõnikord me mitte ei pelga seda, vaid meelega teeme kiiresti. Me teeme kiiresti just selle pärast, et me ei taha kedagi kaasata. Me teeme just selle pärast kiiresti, et keegi jõuaks kaasuda, keegi jõuaks arvamust kujundada, arvamust väljendada, keegi jõuaks vastu seista. See mulle tundub ei ole täna üldse harv, et me kiirustamine on tegelikult just meelega. Et see on üks. Ja teine on siuke nagu ühelt poolt nagu tehno, aga teiselt poolt väga sisuline päriselt poliitika, eriti jällegi võrreldes Ameerikaga. Et meil on hulganisti eri osapooli, kes on pidevalt riiki püüdnud lihvida väiksemaks. Ja riigi väiksemaks lihvimine on justkui ongi nagu tehnoefektiivsus justkui, aga see tegelikult on väga selgelt ideoloogiline ja poliitiline ja selle tagajärg on see, et riik on õhuke. Ja see on üllatav jälle osadele inimestele, kes elavad maailmas, kus nad usuvad, et Eesti riik on liiga paks ja ametnikud on liiga rikkad. Et Eesti riigi üks probleemidest on see, et meil on liiga vähe ametnikke tegemas
ülesandeid, täitmas ülesandeid, mida igal pool mujal demokraatlikes riikides täidavad väga palju rohkemad ametnikud, ka proportsionaalselt tihti rohkemad ikkagi ka populatsiooniga võrreldes. See kiirustamine tekib sellest, et nad lihtsalt ei jõua kiiremini, et see eelnõude ettevalmistamine on raske töö, kaasamine on raske töö ja sul lihtsalt ongi see Euroopa Liidu eesistumine näitas seda hästi, et siin tekkis automaatne võrdlusbaas, et kui võeti üle teiselt riigilt see Euroopa Liidu eesistumise nagu teatepulk, et siis ametnikud pidid tegema üleandmist. Ja siis oligi, et noh, et suurest riigist antis nagu üks osakond üle üht ülesannet, teine osakond teist ja kolmas osakond kolmandat, aga kõik andis selle samale ühele üksikule Eesti ametnikule seda asju üle, kellel ei olnud mitte mingit lootust teha kõiki neid asju samal tasemel. Ja aga sama kehtib igapäevaselt. Ja noh, siin tuleb juurde mängu muidugi kõik on ju kogu see, et me oleme Euroopa Liidu osa ja kui suur osa nagu menetluskoormust tekib sellest, on ju, mis tuleb Euroopa Liidust jällegi, kus me peame ka hakkama saama sellega. Ja see on jällegi hind Euroopa Liidus olemisel, mis jällegi teiselt poolt toob kaasa meile nii palju head, aga siis see mõte, et noh, meil on ju konservatiivide põhietteide on see, et meil nii suur osa meie nagu tööajast läheb Euroopa Liidu menetlusele. Et see on probleem. Me saaks seda probleemi lahendada, selle asemel lihvime hoopis nagu, üritame kui pidevalt lihvida väiksemaks seda ametkonda. Pigistada veel rohkem nagu vett välja sellest kivist. Mis ei tähenda, et ükski ametnik kusagil ei tee ebamõistlikku tööd, muidugi. Kindlasti on näiteid, kus ametnikud teevad ebamõistlikku tööd, kus tehakse maksumaksja ära raiskamist, aga see ei ole valdav enamus sellest süsteemist. Valdav enamus sellest süsteemist on missiooniga inimesed, kes on pigistatud kuivaks, kes ei jaksa teha oma tööd ja kes ei jaksa teha selle tõttu ka kaasamist muuhulgas lihtsalt. Et kaasamine on töö, aeg, kulu, mida ei ole võtta kuskilt. Nii, aga tulles siis selle juurde ka, ma lihtsalt siin küsisin sult mitu asja korraga, et kas sa nõustud sellega, et me peamegi see sajand tegelema demokraatia ja oligarhiaga või on siin veel nüansse? Või see ei ole nii dramaatiline, ikkagi vasak-parem on ka teema? No siin on see, et teoreetiliselt vasak-parem ongi see sama teema. Teoreetiliselt vasakpoolsus ongi olnud keskmise ja vaese inimese poolt rikka inimese vastu. No mitte vastu, aga et selle vastu, et rikas domineeriks poliitikat. Probleem on selles olnud, et suur osa vasak erakondadest on ennast rohkem keskpärandale nihutanud ja sellisel määral keskpärandale nihutanud, et nad enam ei ole seisnud tegelikult selle eest. Teoreetiliselt see võiks olla jätkuvalt, et põhimõtteliselt vali vasak erakonda võiks olla jätkuvalt soovitus ka selles kontekstis, kui me ütleme, et oligarhia versus demokraatia on see põhiküsimus. Ja mina arvan, et laiaspanis on ikkagi mõistlik valik see, et kõik inimesed, kes on mures demokraatia pärast, peaksid valima Eestis sotsiaaldemokraate ja sure. Ja ma tean, et see ei lähe kuhugi, selles mõttes see ei juhtu, seda ei juhtu ja sest me oleme Ameerika kultuurisõdades, kus neil asjadel on ammu uued tähendused ja keegi ei saa millestki aru enam ammu. Aga kas ma usun, et see on põhiväljakutse, ma arvan, et see ongi põhiväljakutse, et see ongi see põhjus, miks me oleme oma keskkonna hädades. Ja see on see põhjus, miks meil ei õnnestu lahendada oma keskkonna hädasid, miks me lähevad keskkonnaprobleemid suuremaks, mitte väiksemaks olukorras, kus meil on ammu juba teadlikkus sellest, et mis toimub. Meil on täna Ameerika, kes sõna otseses mõttes tühistab teadusuuringute tulemusi selle jaoks, et võtta tagasi piirangud ettevõtetelt, suurkorporatsioonidelt keskkonna reostamiseks. Et me oleme juba ületanud selle punkti, kus miljardärid on võitnud ja kõik teised kaotavad. Keskkonna mõttes, ühiskonna mõttes, Ameerika on nii suurepärane halb näide selle osas, kuidas see ühiskond on nagu vaeseks tehtud. Kus me oleme olukorras, kus need inimesed, kes hääletasid Trumpi poolt, hääletasid jumala mõistlikul põhjusel Trumpi poolt. See riik on põhimõtteliselt neid vaeseks teinud, nende elu ja olu hävitanud. Neil ongi põhjust kõike õhku lasta. Probleem on selles, et nad hääletasid selle tüübi poolt, kes seda on teinud ja jätkab selle tegemist, mitte selle tüübi poolt, kes võiks öelda, et lõpetame selle. Aga neil on õigus, et demokraadid täpselt samamoodi ja aitaks neid. Demokraadid jätkaksid tegevustega, mis ikkagi kokkuvõttes viivad nende elu halvemaks, nii et neil ongi õigus, neil ei olnudki kedagi valida. Et selles mõttes valida Trumpi on sama hea, on vähem mingi lootus, äkki ta laseb õhku selle süsteemi. Ja selles mõttes on neil jätkuvalt õigus, et tõepoolest on kõik õhku laskmas. Et see on ainus, see ongi põhivõitlus. Et see ongi põhivõitlus ja see on kõigi teiste probleemide taga. Või vähemalt mitte nagu ilmtingimata põhipõhjustaja alati, aga põhitakistaja täna nende lahendamisel. On nad keskkonnaprobleemid, sotsiaalprobleemid, ebavõrdsusprobleemid ilmselgelt, aga ka demokraatia probleemid. Ja et kui meil õnnestub oligarhidele sel korral panna päitsed uuesti pähe ilma revolutsioonita, siis on meil lootust, et meie laste tulevik saab olema nagu rõõmsam, kui meil praegu olevik veel.
aga kõik muud variandid, ka revolutsiooni variant ei ole kunagi tegelikult kedagi rõõmsaks, et revolutsiooni ikkagi tegelikult lõpevad veel hullemate diktatuuridega. Et revolutsioon ka ei aita, et või noh, aitab võib-olla pikemas perspektiivis, aga noh, see tähendab põlvkondade, mitmeid põlvkondi kannatusi. Sest et siin Ameerika, jah, nagu Ameerika mingis mõttes, mulle vähemalt tundub, et ta on selline nagu eeskujulik näide, kus me näemegi seda, et mis tegelikult meil siin Eestis ka hakkab toimuma, sest et me selles mõttes või on juba toimumas, sest me võtame väga palju sealt Ameerikast üle, et me ei võta üle, ma ei tea, Hispaania poliitika mingeid näiteid või asju. Ja noh, vaadateski näiteks, mis on Eesti poliitikas toimub siin kohaliku omavalitsuste valimiste tulemusena, eks ole, Tallinnas, kuidas ka eelmise linnavalitsuse poolt tehtud otsused siis ümber pööratakse, astutakse ka välja liitudest või vähemalt siis öeldakse, et võib-olla kaalutakse, ma ei tea, kas need otsused on juba siin nagu vastu võetud, aga et siis ma tunnen, et Eestis on mingis mõttes see täpselt sama, et täna need inimesed, kes ongi päriselt vihased, neid püüavadki need erakonnad oma populistlike loosungitena, võtame näiteks Isamaa, kes tahabki sulle, et meil on vaja lasterikkaid peresid ja siis ikkagi eesti keelt elus hoida, aga siis samas ei taheta midagi selleks teha, et nende lastega oleks siin ühiskonnas üldsegi teretulnud tunne. Ehk siis ma tunnen, mina nagu tajun, et meil ongi inimesed on põhjusega pahased, nad põhjusega tunnevad ebaõiglust, elu on kallis, maksud tõusevad ja see viha on õige, aga see vastus või järeldus, et kus ma seda nagu välja näitan, et kelle poolt ma nüüd peaksin hääletama selleks, et keegi seisaks päriselt minu eest, et siis see valik tehakse natukene mööda, nagu sa ütlesid, et selle ebaõigluse mõttes me kõik peaksime valima sotsiaaldemokraate, aga ajaloolistel põhjustel ma tunnen tugevasti Eestis me seda ei tee, vaid me valimegi American Dreami, Ameerika unistust, mis on siis kõik teised erakonnad põhimõtteliselt. Jah, ja noh, Eestis on ajalooline see taak on nii nagu sügav. No meie taak on veel sügavam isegi kui Nõukogude aeg on ja Nõukogude aeg teeb selle, et kõik, mis on punast värvi on halb, verust jõulud ja Coca-Cola. See on süke taak, millest on väga raske lihtsalt nagu välja tulla. Et selles mõttes on kehva jah, et meil on nagu süke nagu meie tsenter on paremal ja meie keskkoht on, või noh, meie vasakpoolsed on tegelikult muu maailma mõttes keskel kuskil. Meil sisuliselt ei ole vasakpoolsi või kui on, siis nagu mõned üksikud erandid kusagil individuaalselt tegutsemas sotsiaalmeedias, keda saab väga hästi ära kasutada kogu selle narratiiviga, et nad hullud need vasakpoolsed on, hoolimata sellest, et tegelikult ei eksisteeri selliseid poliitilisi jõude. Selles mõttes Eestis on see osa raske ja selle osas on raske midagi isegi nagu teha ja noh, me oleme väga tugevalt ka nagu Ameerika mõju väljas kõigega ja noh, mulle tundub, et täna Isamaa ja teised konservatiivsed jõud, et neil on õigustatud pahameel oma ideoloogia allasurutuse mõttes. Et neil on õigustatud pahameel, et Euroopa Liit kui nähtus ja need poliitilised süsteemid, mis meil on olnud mitukümmend aastat, et nad tõepoolest on nagu väärtuste mõttes, kas just päris naeruvääristanud teatud ideoloogiaid, aga vähemalt mitte neid tõsiselt võtnud, mitte neid nad austanud. Ja et see nende nagu poliitiline viha on arusaadav ja on arusaadav ka see, miks nad selle nimel, et võimu saada, on valmis rakendama mujal häid praktikaid mujalt. Aga see on natuke umbes samasugune taktika, nagu mul on tuppa tulnud prussakad ja ma leegiheitja tapab prussakaid ja siis ma põletan oma maja maha selleks. Et jah, sa võidad selle sõja prussakate vastu. Põhimõtteliselt saab tsiteerida, ma nimetasin just sotsiaaldemokraatid prussakad, eks aga suurepärane. Et sa võidad oma sõja prussakasse vastu, sa võidad selle poliitilise võimu, aga see viis, kuidas sa võidad, hävitab selle maja, selle demokraatliku süsteemi, milles sa eksisteerid. Ja sa rakendad nagu pimedalt, sa võtad nagu lihtsalt üle nagu Orbani ja Trumpi nagu meetodeid ja lihtsalt nagu lendud nendega, sest nad toovad sulle nagu edu. See on miski, mis nagu on selline tagurpidi mehhanism, mis inimestel ei ole ka alati ilmselge, et on selline kultuurilise evolutsiooni mehhanismid. Et inimesed teadlikult ei vali, et ma kavatsen nüüd hävitada Eesti riiki selleks, et saata poliitilist võimu, vaid nad võtavad üle nagu meetodeid samm-sammult, mis toovad neile edu. Ja näiteks minu arust oli Urmas Reinsalu, minu arust huvitav case study, keegi võiks mingit doktoritööd teha selle kohta, Urmas Reinsalu kommunikatsiooni stiili muutus. Kuidas mulle tundus ja ma märkasin seda, kus ta hakkas nagu tulema sotsiaalmeedias, hakkas proovima postitada mingil viisil,
ja siis järsku tabas, et teatud nagu asjade sõnastamise viis tõmbab talle hästi palju rohkem tähelepanu. Ja siis ta hakkas seda järjest tegema ja ta nagu selles mõttes sotsiaalmeedia algoritm radikaliseeris ta. Niimoodi, et ta ilmselt ise mõtles, et ta lihtsalt järjest nagu sai paremini pihta selle, kuidas nagu saada nagu kõnetada ja kuidas suhestuda. Aga et noh, et see nagu siuke kultuuri evolutsiooniline, et põhjus on see, et see töötas, mitte see, et ta tegi seda. Ja seetõttu, et see töötas, seetõttu hakkas ta tegema seda rohkem ja seetõttu ka paljud teised on seda sama tegema hakanud. Ühesõnaga, noh, et need meie Euroopa konservatiivsed jõud, ma arvan, on õigustatult pahased ja on haaranud tööriistade järgi, mis töötavad, aga need tööriistad ise hävitavad seda süsteemi, mida nad tõenäoliselt ei taha hävitada. Vähemalt enamus neist inimest tõenäoliselt ei taha hävitada, aga tagajärg on ikka sama. Et noh, et see ongi see viis, et see nagu see loogika, et eesmärk, noh, sama klassikaline eesmärk õigustab abinõu. Ja see probleem, mis on selle mõtteviisiga, et eesmärk õigustab abinõu, on see, et see viis, kuidas asju teed, mõjutab seda, mis saab. Ja et sa võid nagu saada õige asja justkui kätte, aga kui sa tegid seda valel viisil, siis sa jätad alles ka nagu selle raja, valeviisi raja. Sest mina siin tajun, tunnen ka siin erinevate raamatute lugemise käigus, siis need teadmised on nagu kogunenud just selle mõttega, et me tegelikult me ju tahame, et meil oleks hästi, et meil oleks tervis, meil oleks perekond, sõbrad, meil oleks töö, sissetulek, et see olenemata sellest, et kas sa valid Isamaad või sotse, sa tahad, et sul need mingid baasvajadused oleksid kaetud, aga et lõppkokkuvõttes see rahulolematus ongi lõpuks nagu selle tänase sellise majandusliku süsteemi ja ühiskonna korralduse tulemusena minu hinnangul nagu kerge tulema selle mõttega, et me tänane ühiskond paneb meid, esiteks me oleme ära kaotanud kogukonnad, me olemegi, kõik peame olema individualistid, eks ole, siis ongi see vaba turg, et sa peadki igal pool nagu kõigiga võitlema, et kõik on nagu su konkurendid, et selle asemel, et mõeldagi, et kuidas me nagu koos saaksime tegelikult midagi luua, sest kui me räägimegi innovatsioonist, siis innovatsioon tekibki läbi selle, et meie kahekesi või kolmekesi, viiekesi mõtleme midagi uut välja, innovatsiooni teki sellest, et ma kuskil üksinda putitan mingit asja, vaid ongi selline koostöös tekkiv asi. Ja siis ka siin nüüd Aetannisti episoodist tuli välja, eks ole, see mõte, et me ei innoveeri ühiskonda, vaid me innoveerime alati neid meetodeid, et kuidas rohkem raha teenida, aga see me jätame selle sotsiaalse poole kõik nagu mõtlemata, et kuidas me tegelikult ühiskonnas paremini kõik koos hakkama saaksime ja koos toimida saaksime. Ehk siis mul on tunne, et meil on nagu see rahulolematus ei olegi riigi poliitikate suunas, noh, et nagu jah, nad on selle suunas, et meil on jälle käibemaks tõuseb, mis iganes maksud, eks ole, aga see alus, see nagu see vundament, mille peale me tegelikult vihased oleme, ongi see, et me oleme ära kaotanud selle inimlikkuse ja siis lihtsalt ta väljendub selles, et ma suhestun selle Reinsalu ütlemistega, sest et ma nägin mingit välismaalast, kes võttis minu töö ära ja nüüd ma olen tema peale vihane. Jah, see on hea küsimus. See on nagu siin on mõned asjad, mis on olemuslikud. Et selles mõttes minnes tagasi nagu täitsa algusse, minu siuke inspiratsiooniallikas on Karl Popper. Ja Popper teise maailmasõja ajal kirjutas raamatu Avatud ühiskond, selle vaenlased 1 ja 2. Ja mõtestas üsna nagu selgelt selle loogika ära, et avatud ühiskond, demokraatia, vabariiklik süsteem ja kõik muu, et see on ebaloomulik. Ja ebaloomulik, ta on ebaloomulik just selles mõttes, et ta on nagu mitte kogukondlik ühiskonna vorm. Ja mis see tähendab, mis selle tähendus on see, et inimesel on kogukonna vajadus ja see ühiskond ei paku täida seda vajadust. Et põhimõtteliselt see on tõsi, aga see on tõsi olnud juba Ateenast saadik, Ateenast, aga tegelikult see on tõsi olnud esimeste linnade tekkest. See on vähemalt 12 000 aastat tõsi olnud. Ja see on pidevalt tõsi olnud, et tsivilisatsioon on mitteloomulik ja põhiinstinkt on selle välja mängida, see tsivilisatsioon selle nagu tribalismi vastu. Ja see instinkt, poliitiline instinkt poliitikutel seda välja mängimist teha, tuleb sellest, et see vajadus on päris. Ja selle puudus on probleem. Ja tänapäeval on ta nagu eriti suur probleem, me oleme seda võimendanud kõik võimalikel viisidel, sealhulgas interneti ja kõige muuga, aga juba enne seda globalismiga muudel vormides ka. Et jah, see on põhjus, aga samal ajal mina ikkagi sean nagu kahtluse alla selle kõige loomulikkuse Eesti ühiskonna kontekstis. Selles tähenduses, et jah, need loomulikkused eksisteerivad,
aga et miks me oleme täna siin, miks Reinsalu postitus saab rohkem laike, kui ta on robustsem. Ja mulle tundub, et see ei tulene tegelikult millestki, mis on Eesti ühiskonnas, vaid sellest samast statistikast, mis just kusagilt ma lugesin, ma ei tule meelde kust enam, et mis oli, et Euroopa Liidus 50% inimestest räägib inglise keelt ja et noorte seas on see 70%. Ja ma arvan, Eestis on need mõlemad numbrid palju kõrgemad, et see on üleni võõrnähtus. Et see põhjus, miks keegi valib, mitte keegi, miks mina valin likeida Facebookis, sotsiaalmeedias, sotsiaaldemokraatide postitust, see ei puutu kuidagi sellesse sotsiaaldemokraatiga, sellesse, mis ta ütleb, vaid sellesse kultuurilisse narratiivi, kus ma olen Ameerika tõttu. Mitte isegi, ja mina konkreetselt võib-olla olen rohkem nagu Ameerika tõttu läbi otseselt Ameerika, aga valdav enamus maailmast on mitte otse, vaid kaudselt, et need samad praktikad, need levitatakse laiali ka nagu kohalikesse keeltesse, kohalikesse meemidesse, kohalikesse taastootavatesse narratiividesse. Et me oleme globaalses kultuurisõjas, mis on Ameerikast veetud suurte rahadega, suurte ressurssidega, suurte platvormidega ja algoritmidega võimendatud ja me oleme lihtsalt nende ohvrid selles mõttes. Et Reinsalu ei tee seda postitust Eesti pärast ja tema laikija ei laiki seda Eesti pärast, vaid me mõlemad oleme mingisuguses veidras Ameerika poliitteatri nagu varjumängus. Teadustamata, või isegi võib-olla mõnikord teadvustades seda, aga sellest hoolimata oleme seal. Sest me oleme seal sees ja see on selline taastootav, et kui see juba on, siis ta taastoodab ennast ja võimendab ennast. Et ka mina on ju, ma olen ise olnud teadis sellest, et ma laikin mingit asja mitte sellepärast, et ma nõus olen, vaid sellepärast, mida see tähendab. Ja mulle tundub, et me kõik osaleme selles nagu mingisugust nagu naljakas varjumängus. Ma ei tea, mida sellega teha selles tähenduses on ju, et selle teadvustamine ilmselt on nagu kasulik, vähemalt mingil määral sellele vastu seismiseks, aga teatud piirist alati ei ole vahet enam, kõik võivad olla teadlikud sellest, mis toimub, aga ikkagi seda toimub. Ja selles mõttes ma mingis mõttes, ta baseerub kindlasti, et kui meil Eestis oleks nagu super hästi kõigil inimestel, siis me oleksime tõenäoliselt veits nagu rohkem nagu vaktsineeritud sellise mõju vastu, aga ma kahtlustan, et isegi see ei ole ikkagi tegelikult lõpuni tõsi, et meie nagu inimlik loomulik vastuvõtlikkus narratiividele ja nende narratiivide atraktiivsusele on ikkagi nagu pidevalt olemas, sõltumata sellest, mis meie tegelik eluolu on. Ja noh, tegelikkus on ka suhteline, see on nagu halb asi, mida öelda, ma tean, et see on asi, mida konservatiivid ei ole ette, et kõik sotsiaalsed konstruktivistid ja kõik muu. Aga see selles mõttes ka nagu ikkagi teaduslikult on tõsi, et ega inimese peamine reaktsioon reaalsusele ei tulene mitte objektiivsest reaalsusest, vaid selle objektiivse reaalsuse tõlgendusest. Ja kuna me oleme sotsiaalsed olendid, siis meie tõlgendused ei pea ilmtingimata olema alati meie tõlgendused. Ja see niivõrd omavahel ühenduses olevas ühiskonnas, nagu meie omad täna on, valdav enamus meie oma tõlgendustest meie oma elule ei ole meie enda omad. Et nad on kultuuriliselt meile antud ja nad tulevad meile iga päev uksest aknast sisse eri vormides ja me tõlgendame kõike, mis meie elus toimub, lähtuvalt nendest raamidest. Ja seega et selles mõttes reaalsuse paremaks tegemine ilmtingimata ei pruugi midagi paremaks teha poliitiliselt, kui need raamid, mis meil on, leiavad ükskõik mis oludes võimaluse näha neid asju vastavalt selle raamile, mis on see, mis täna toimub. Ja nüüd, kui lisada see veel juurde üks lisaargument või lisanüanss nimega tehisintellekt, millel on ikkagi täna on võimekus veel suuremas mahus toota sisu, mis vastavalt sellele nagu raamistikule, mis on nagu ette antud, suudab kohandada ja mõtestada kõike, nii et see läheks kokku selle raamistikuga. Isegi personaliseeritud kujul igas väikses kusagil sotsiaalmeedia lõimes isiklikule kommentaarile isikliku vastusega, mis raamistab sinu jaoks taas mingit asja rohkem mingisse raami, nii et sa mõtled, et ja tundub küll nii, et see kontakt reaalsusega lihtsalt väheneb järjest. Ja päris on ainult see, et me oleme siin ühes ruumis ja sina praegu minuga siin räägid, et mis ma tean, nagu ongi, mis see internetis seal päris on, et videod, tekstid, pildid. Ja ka see siin ei ole päris, on ju, et selles mõttes, et mis asja? et see läheb natuke liiga võib-olla sotsiaalteoreetiliseks podcasti jaoks, aga et ega me ju kõik etendame mingeid rolle, mingeid sotsiaalselt konstrueeritud rolle, kes me oleme, mis me usume, et teised usuvad, mis me tahame, et teised usuksid meist ja miks me tahame, et teised usuksid neid asju meist. Et selles mõttes, ja see ongi probleem, see ongi selle nagu probleemi mehhanism, millega ka, mis viib selleni, et keegi läks eile õhtul kommenteerima Chris Kärneri üleskutsele, et mingid
et noh, võiks rohkem koolides lapsi tappa ja läheb ja ütleb, et Chris Kärner räägib õiget juttu ja mis te sotsid siin mölisete, ennast siit tuleks seina äärde panna. Et see inimene, kes ütleb seda, ta ei mõtle ühtegi neist asjadest, ta ei nõustu tegelikult Chris Kärneriga. Et see on nagu mäng. See on nagu mäng, mis käib meie eludega, et see ei ole päris kellegi jaoks. Et kui Lauri Läänemets postitab selle kohta, et nii on, siis ühelt poolt ta ei mõtle ka, tema ka ei mõtle päriselt, et Chris Kärner kutsub üles lapsi kooli minema ja tapma üksteist relvadega. Et ta teab, et see ei ole päris ja samal ajal see on päris ja sellel on potentsiaalselt päris mõju. Ja need inimesed, kes tulevad sinna kommenteerima, ei ütle seda, mida nad päriselt mõtlevad, vaid me kõik osaleme mingis nagu sellises nagu mängus, kus meil on rollid. Aga keegi võib ikka mõelda, et see on päris. Ja sellel mängul on päris tagajärjed, päris valimistele, päris tagajärjed, päris poliitikale, päris tagajärjed, päris maksupoliitikale, inimeste rahakotile, inimeste eludele, inimeste vägivaldsusele, koolitulistamistele, kõigele muule. Et see ongi selles mõttes nagu, et see on nagu virtuaalne mäng, mis mõjutab tänast päris reaalsust rohkem kui igasugune asi, mis päris reaalsus toimub. Nüüd, olles siin vestelnud päris pikalt juba, siis millest võiks meie kuulajal nüüdseks küllalt olla? Meist tõenäoliselt. Sellest arutelust siin. Kardetavasti. Või mis tema nüüd, ütleme, et sa ütlesid, et astu erakonda, aga ütleme, et ei ole veel nii suurteks sammudeks valmis, et mis siis, mida tegema võiks hakata? Mis see väiksem samm võiks olla? Kuigi erakond astumine võib-olla ei ole üldse suur samm. Ja see on tehniliselt väike ja praktiliselt, emotsionaalselt, psühholoogiliselt ja sotsiaalselt piisavalt suur samm, et seda enamus meist ei tee tõenäoliselt. Et see on nagu vastuolus kõige sellega, mis ma just ütlesin. Mulle meeldib, et sa ausalt ütled ka, et sa oled vastuolus ja moraalses dilemmas. Jah, et ma arvan, et see kõige väiksem asi, mida nagu inimesed teha saavad, mida enamus inimesi teha saavad, on minna ja osaleda sotsiaalmeedia aruteludes. Oma näo ja nimega. Oma näo ja nimega, sest see kõik see, mis me rääkisime, et siin on see nüanss ka, et pool sellest rahvast enamasti ei ole ka päris. Täna meil on ikkagi tehisintellekti põhised eesti keeles rääkivad trollid, mõlemad poolt kindlasti, aga ütleme ühelt poolt rohkem tõenäoliselt. Et mida rohkem päris inimesi on päriselt rääkimas omavahel, seda rohkemad inimesed õpivad omavahel päriselt rääkima. Nad võivad küll õppida ka üksteist vihkama, aga minu soovitus on leida endale Facebooki gruppe. Eestis Facebook on põhipoliitiliste arutelude koht, ma TikTokis ei ole, sest Hiina, aga nüüd on muidugi see küsimus, et kus Facebookis olla Ameerika platvormi poole, siis miks mitte juba ka teise. Aga veel siiski ma eristaks Hiinat ja Ameerikat sel määral, et on okei olla veel Ameerika platvormil, kui mitte Hiina omal. Et minge Facebooki, leidke endale mõned grupid, osalege seal aktiivselt päriselt ühiskondlikes aruteludes ja see kaudu vähemalt püüdke õppida paremini arutama, püüdke õppida tingimata teisi veenma, vaid vähemalt ise aru saama, aga ikkagi ka teisi veenma. Et mina ikkagi olen korduvalt elus näinud, kuidas inimesed üksteisega rääkides Facebookis veenavad üksteist. See on päris, ei ole, et seda ei juhtu kunagi avalikul Facebooki lehel. Ei inimese ega organisatsiooni, aeg-ajalt muidugi juhtub, aga see juhtub peamiselt seal, et see juhtub just nagu suletud gruppides ja eelkõige siis, kui on nagu ühisosa piisavalt. Ja ma olen ka ühe osa oma elust tegelenud Eesti sotsiaalmeedia gruppide uurimisega, et just nimelt ideoloogiliselt samal lehel olevad inimesed, kui nad peavad raevukaid vaidlusi, saavad jõuda kõige rohkem päriselt selleni, et nagu päriselt muutub midagi. Et inimeste mõte areneb, inimeste võime mingit asja sõnastada areneb, inimeste arusaamad asjadest arenevad. Ja see on, ma arvan, ikkagi jätkuvalt kasulik. Et see on nagu jätkuvalt, ma nüüd hüppan korra filosoofiasse jälle tagasi, vabandust, et see on see, mida Habermas kirjeldab avalikkuse struktuuri muutuses. See on raamat, mida paljudele meeldib öelda, et on oluline, aga lugeda ei viitsi. See on just sellest, see on mehhanism, kuidas tekkis Euroopas jälle salongi kultuur, kus inimesed õppisid omavahel rääkima. Et nad ei osanud. Mitte sellepärast, et läksid sinna, kes oskasid, vaid vastupidi läks sinna, kes tahtsid, aga veel ei osanud. Võib-olla oskasid natuke paremini kui keskmine inimene, sest nad olid aristokraadid enamasti. Aga nad õppisid rääkima, et suhtluskultuur tekkis läbi harjutamise. Ja et see on olnud siin mul selline hüpotees juba nagu mõnda aega, et täna sotsiaalmeedia grupid on koht, kus toimub taas selline
see on siis tsiviliseerumisprotsess on teine termin, mida Habermas siis kirjeldab, kus siis nii-öelda õpitakse omavahel suhtlema, arutlema selleks, et saaks olla päriselt avalik arutelu, mille järgi saaks päriselt jõuda seisukohtadeni ja otsusteni ja poliitika mõjutamiseni. Ehk siis, kui ei ole aega ja jaksu minna erakonda, siis vähemalt mine sotsiaalmeediasse arutama. Mis on nagu tehtavam, mis on muidugi frustreeriv ja emotsionaalselt raske ja ebameeldiv. Et maksab samal ajal tegeleda millegi kasulikuga ka nagu last kasvatada järgi. jah, või siis ka nagu nii-öelda mitte ka sotsiaalmeediasse, aga ka võimalusel ka siis vestelda mingite inimestega vastuolulistel teemadel ka avatud meelega. Näiteks mul endal oli just hiljuti võimalus, üks mu sõber on ühes Eesti ettevõttes tegelebki siis selle tehisaru ja masinõppe teemadega ja siis me arutlesimegi tehisaru tuleviku üle, et mina esindasin seda poolt, et seda peaks piirama ja tema esindas seda poolt, et kuidas nad seda nagu ettevõttes nii-öelda kasutavad ja mis need seal, miks ja mis need võidud seal on, et jällegi mina seda poolt ei tea, kui me räägime suurettevõtte kontekstis ja mina näen seda poolt, et sul on internet täis mingeid kassipilte, mis on tehisaru poolt tehtud ja mingid jänesed hüppavad batuudil ja seda ma näen, et no kuulge sõbrad, et kas meil on nagu seda poolt vaja. Et see oli väga huvitav ja nagu selles suhtes, et me jõudsime selle vestlusega kuskil, aga me nii-öelda järgmine päev kirjutasime omavahel, ütles, et tead nagu sellest vestlusest lähtudes ma tegelikult tahaks õppidagi nagu arutlema, et nagu kas siis mitte otseselt nagu väitlema, aga lihtsalt seda, et kuidas me peame seda arutelu niimoodi, et ma ei võta isiklikult sinu vaatepunkti, et sa ei ründa mind ja ma olen avatud ka sellele, mida sa ütled, et siis ka võib-olla minu poolt üleskutse kuulajatele, et kui teil on võimalik hea arutelu pidada ka mitte isiklikult võttes, et siis see tegelikult on väga meeli avav. Jah, ma arvan, et see on hea, siin on küll nagu natukese poliitiliste ideoloogiate ja kultuuride vahe, et ma arvan, et meiesugused inimesed võiksid seda teha ja saaksid seda teha, aga ma arvan, enamus ühiskonnast ei taha seda teha, ei ole valmis seda tegema ja ma pean tunnistama, et minu jaoks kõige ilusamad nagu kogemused, nähes sotsiaalmeediat, vaadates sotsiaalmeediat erinevates, ma olen väga erinevates ideoloogilistes gruppides, on need grupid, kus vastupidi on, kus ei ole niisuguseid reegleid ja inimesi ei visata välja sellepärast, et nad solvavad üksteist. Ja mulle tundub, et see on nagu see latt, kuhu peaks nagu minema. Et tihti soovitus peaks olema vastupidi. Ropenda rohkem, ründa rohkem. Ära ole viisakas põhimõtteliselt. Ära ole viisakas. Pane emotsioon sinna. No ma ei ütle kõike seda. See on väga ootamatu praegu mulle. No ütleme, see ei ole tegelikult see eesmärk, et ole ebaviisakam, vaid point on see, et ära lase arutelul surra sellepärast, et keegi ei ole viisakas. Et need kohad, kus ma olen näinud kõige rohkem inimeste meelte muutmist, on need, kus ei kehti väljaviskamisreeglid, kus inimesed võivad teha, mis nad tahavad ja nad laperdavad ja selle laperduse jooksul asjad muutuvad, asjad juhtuvad päriselt. Et minu jaoks üks probleemne nähtus on sotsiaalmeediagrupid, kus nii kui asi läheb aruteluks, visatakse välja üks osapool. Ja siis see ei ole arutlema õppimine. Ja kõige rohkem arutlema õppimist ma olen näinud nendes kohtades, kus inimesed ropendavad, solvavad, on agressiivsed. See ei ole positiivne muidugi, et minu jaoks on ka eesmärk on, et me õpime sellest nagu välja tulema, et me ei pea niimoodi ennast väljendama selleks, et väljendada ennast. Aga ma näen, et see õppimisprotsess läheb katki, kui me viisakusreeglite tõttu lõpetame vestlused. Ja kui me loome ainult selliseid kohti, kus saavad olla ainult viisakad inimesed, parketikõrbulikud, et see latt on nii kõrge, et siis enamus inimesi ei saa sinna kaasa tulla. Ja siis me tegelikult ei toimu arutelukultuuri edenemist. Okei, väga ootamatu vastus sinu poolt. Selle mõtlesin, et sa õpid just nagu viisakalt ennast väljendama, võtad need emotsioonid ära, ei võta isiklikult, aga okei, ma avardan ka siin oma meelt siis, et võib-olla tõesti tasub ka emotsiooni kuskile panna. Nii, ma tahaks su käest veel küsida siia lõppu, et kui nüüd mõni kuulaja tahakski ise ennast rohkem kurssi viia demokraatiaga, oligarhiaga, erinevate teemadega, mida me siin käsitlesime, siis kas sul on mõndasid allikaid soovitada, olgu see film, raamat, artikkel, autor? Esiteks mina soovitan kindlasti Martinit Facebookis jälgima hakata. Ma arvan, et saab panna seal jälgi nuppu, ei pea sõbraks astuma, et siis seda kindlasti soovitaksin. See on juba ise väga suur hariv samm, mida me kõik teha saame. See on ka nagu depressiooni ohtu suurendav samm, nii et selles mõttes ma hakkan olla ettevaatlik sellega. Samas kõik teised mu soovitused on ka, nii et ühesõnaga see läheb kokku sellega. Ma soovitaks mõnda raamatut. Ma arvan, üks parimaid raamatuid, mida lugeda kõigil need teemadel on Why Nations Fail, mis on siis laiast plaanis räägib sellest, kuidas on ajalooliselt ehitatud institutsioone ja missuguse erinevuse see teeb riikide arengus.
ja ühiskondade arengus, kus nagu samasugused inimesed lõpetavad teistsuguses riigis ja kultuuris tänu sellele, et olid teistsugused institutsioonid ja kuidas need aja jooksul mängivad välja täiesti teistsuguse ühiskonna. Et selles mõttes see on väga hea raamat. See on eesti keeles ka olemas. Ma ei tea. Okay. Ma ise loen ainult inglise keeles, nii et ma ei tea. Ma loodan, et on. Siis on Fukuyama, kes küll ma tean ta 90-ndatel ütles ühe lause valesti. Igatahes Fukuyama kirjutas märksa hiljem 2 raamatut. Origins of Political Order and Political Decay ja teine veel, millel oli natuke teistsugune nimi, aga enam sama. Ka suurepärased raamatud. Nemad räägivad just sellest, kuidas just Euroopa demokraatia kujunes ja mis need eeldused on selleks, et päriselt saaks olla demokraatlik riik, mis ennast taastoodab ja ära ei lagune. Teoreetiliselt. Siis kui inimestele meeldib vaadata sarju, siis kui keegi ei ole näinud sarja nimega Andor, aga on näinud vähemalt ühte Star Warsi filmi, ilmselt oleks mõistlik, et nagu enam kõik tajuvad just, on ju. Et siis Andor on Star Warsi sari, mis üllatas sellega, et seal ei ole midagi pistmist Star Warsiga, vaid see on põhimõtteliselt, see tuli välja ja siis Ameerika ühiskonnas hakkasid kõik need asjad toimuma, mis seal olid sees, mis kirjeldasid, kuidas seal toimus see. Ja ta on nagu erakordselt hästi tehtud sari. Nagu see on ainult 2 või 3 hooaega, vist 2. Ja see on nagu lõpuni tehtud, see ei jätku. See ütles kõik olulised asjad ära ja siis pani punkti. See on see on ilus. See on nagu, minu jaoks isiklikult on inspireerima, kui ma väsin ära parima maailma eest võitlemiseks, siis ma lähen võtan sealt mõne tseeni vastu, vaatan selle ära ja nagu okei. On väärt surra oma väärtuste eest. Okay. Väga ägedad soovitused. Me oleme jõudnud lõppu. Siin oli väga palju mõtteainet. Ma endiselt olen nagu inspireeritud su vastusest sellele, et mis on demokraatia ja sa ei alustanud sellest, lähme Kreekasse. Mis mu nagu ootus oli, et sa kuidagi algad sealt, sest sealt me alati alustame. Koolis sa algad sellest, et mulle meeldib. Ma väga inspireerusin su sellest vastusest, nii et aitäh sulle. Aitäh sulle su aja eest, et sa tulid siia minuga vestlema ja oma mõtteid avama. Aitäh kutsumast. Oli väga sisuline ja huvitav. Ja aitäh kuulaja sulle ka. Räägime jälle. Kuulasid tasahäälingut küllalt. Kui see vestlus kõnetas, siis jaga episoodi sõbraga ja jälgi podcasti ka Instagramis või LinkedInis Tasarangu Eesti nimelt. Nii ei jää sul mitte midagi kuulmata.